Tere tulemast! Te kuulate Andmekaitse Inspektsiooni podcasti Andmehääling. Siin arutame põnevate külaliste ja asjatundjatega andmekaitsest ja tõstatame küsimusi, millele olete ehk ammu vastust oodanud. Tänast saadet rahastab projekt privaatsuse ja andmekaitse teadlikkuse edendamine Eestis. Mõnusat kuulamist! Tere taas! Tänases saates räägime me nõusolekust, mis on üks isikuandmete kaitse üldmääruse õiguslikest alustest ja samamoodi ka isikuandmete töötlemisel üks üsna levinud õiguslikest alustest. Tundub justkui lihtne, aga praktikas võib tekitada probleeme. Ja sel teemal on minuga täna saatesse tulnud vestlema Kärt Pormeister, kes on siis vabakutseline jurist ja pole ka saladus, et tegelikult sa väga aktiivselt tegutsed ka sotsiaalmeedias. Tere, Kärt! Tere! Lähme siis selles mõttes kohe asja juurde. Võib-olla mõni kuulaja üldse mõtleb, et miks me räägime mingist nõusolekust. Tundub justkui nii lihtne asi, jah, ei, annan nõusoleku või mitte. Et kuidas see erineb siis teistest nõusolekutest, et on olemas rohkem sellised lepingulised nõusolekuid ja siis on isikuandmete kaitse üldmääruse nõusolek. Kuidas ta erineb? Sellele võib mitmeti läheneda ka võib-olla juriidiliselt ja ka nagu nendele isikutele ja asutustele, ettevõtetele, kes andmeid töötlevad, on oluline see, et sellele nõusolekul on väga spetsiifilised nõuded isikuandmete kaitse üldmääruses ehk siis GDPR-is. Ma ei teagi, kas me peaksime, kuidas te siin ütlete, GDPR või ICUM või üldmäärus. Kõik sobib. Selge. No ütlen siis GDPR, see on ta kõige kuulsam nimi, et seal on väga spetsiifilised tingimused ja üldiselt, mis asi see nõusolek on tsiviilõiguse mõttes ühepoolne tehing. Üks inimene teeb midagi ja sellest piisab, et kui sa mainisid näiteks lepingut, eks ole, leping on mitmepoolne tehing, sul on vähemalt 2 inimest, kes peavad kehtiva tahteavalduse andma ja siis sa jõuad lepinguni, aga nõusoleku puhul ongi, et piisab ühest inimesest, tema tegutsemisest ja GDPR-i mõttes on naljakas see, et nõusolekust kuidagi kuuled palju ja räägitakse palju, aga tegelikult ta peaks olema praktikas pigem harva esinev õiguslik alus, et tal ei ole mingeid tohutuid eeliseid ilmtingimata ja pigem ta muudab olukorra tihti keerulisemaks, sest ta on ühepoolne tehing ja tal on teatud tingimused. Nõusolek saab olla kehtiv ainult siis, kui ta on täiesti vabatahtlikult antud ja igasugune selline surve või kallutamine juba seab selle vabatahtlikkuse ohtu. Ja teisalt on see, et selle saab iga kell tagasi võtta, mis tähendab, et kui mingi osapool kogub mingeid andmeid, mingil eesmärgil loodab mingit kasu saada sellest, sest miks ta neid muidu kogub. Välja arvatud riik, siis ei ole see, et ta tahab kasu saada, siis on see, et riik peab oma kohustusi täitma, eks ole, midagi pakkuma, aga erasektoris, miks nad meie andmeid tahavad, mingit kasu nad peavad sellest saama, sest andmetöötlus maksab ju raha. Mis kasu nad sellest saavad ja kui ma saan iga kell nõusoleku tagasi võtta, mida see nende jaoks tähendab? Kas nad jäävad sellest mingist kasust ilma, mida nad lootsid ja mis olukorda see nad jätab? Ehk tegelikult see nõusolek ei ole üldse mugav, õiguslik alus ja ta ei ole üldse kindel, sest nii paljud asjaolud võivad seada ohtu selle, et kas see ikka oli vabatahtlikult antud nõusolek, kas ta oli piisavalt täpne ja nii edasi, ja kas tema tagasivõtmisel tõepoolest täielikult lõpeb siis kõik sellele tagasivõtmisele järgnev töötlus, eks ole, et sa võtad nõusoleku tagasi, see ei mõjuta seda, mis enne toimus, aga nüüd, kui ma tagasi võtan selle nõusoleku ja sulle ei tohiks olla muud õiguslikku alust, sest miks sa muidu üldse mu nõusolekut küsisid, ehk nüüd sa peaks kõik ära kustutama. Ma peaks täiesti kadunud olema sinu igasugustest süsteemidest ja mitte, et see ei ole võimalik, aga see ei ole väga praktiline just erasektori vaatest, et miks sa siis üldse neid andmeid küsisid, kui nende töötlemise lõpetamisel ei ole suurt vahet sinu jaoks ei tohiks ka olla, eks ole, et sul ei ole sulle mingi kasu ei kao ära nii-öelda. Just. Ja praktikas ongi näha tegelikult ju ka seda, mida meie oma töös palju näeme, et sellele nõusolekule tuginetakse, võiks öelda tekstlikult, et kui tegelikult seal ongi hoopis mingi lepingu täitmise alus, siis see on väga hea, mis sa tõid välja, see peab olema igal hetkel tagasivõetav, aga kui sa samas seal kõrval pead seda lepingut täitma, sa pead neid andmeid töötlema, siis see, tegelikult on see vale ja see on inimese jaoks eksitav. Ja samamoodi näiteks ka ju avalikus sektoris, kus avalik sektor peab mingeid teenuseid pakkuma, just selle võib-olla ka tagasivõetavuse osas, siis on endal üks näide tuua, kus avaliku sektori asutus teatud siis sotsiaaltoetust maksis ja see, et seda taotlust teha, siis inimene pidi seal kinnitama, et jah, annan nõusoleku siis selleks, et seda toetust saada,
end isikuandmete töötlemiseks, siis mul tekkis kohe küsimus, aga mis siis saab, kui inimene ei anna nõusolekut või selle tagasi võtab, et kas siis justkui toetuse maksmine katkeks? Just, see ei saa nii olla ja ma mäletan, 10 aastat tagasi ma olin lühema perioodi jooksul olin sotsiaalkaitseministri nõunik ja ma ise ei puutunud nende teemadega vahetult kokku, aga ma mäletan ühte suurt koosolekut, kus õigusosakond just juhtis tähelepanu sellele, et väga paljud toetused riiklikus süsteemis, siis just Sotsiaalkindlustusameti kaudu, et seal on süsteemidesse nagu sisse ehitatud, vanasti oli vähemalt see nõusoleku mudel, mis on täiesti vale selles suhtes, et õiguslik alus peaks tulema õigusaktidest, sest ongi see, et sa ju tahad saada või sa vajad, keegi ei taha otseselt, eks ole, olla selles olukorras, aga kui sul on vaja sotsiaalteenust, siis andmete töötlemine kaasneb paratamatult. Ehk see ei ole nagu eraldi valik, mida sa üldse teha saad. Ja sellisel juhul ei tohiks see kunagi olla nõusolek see õiguslik alus, sest see on eksitav. Sa ei saa ju seda nõusolekut tagasi võtta, sest siis sa jäädki teenusest ka ilma, sest see eeldab andmete töötlemist. Ja riigi puhul peaks see niikuinii olema väga harv nähtus, eks ole. Seal on nagu sina selles suhtes, et nagu meie kõik teame, kes me andmekaitse valdkonnas oleme tegutsevad või tegutsenud, et siis riigi puhul on see võimude või jõudude tasakaalu küsimus, eks ole, et riik on jõupositsioonil, sina kodanikuna ei ole, et seal nagu nõusolek ei tohiks üldse üldiselt olla variant. Ja teine asi on see, et kui sul on mingi erandolukord, eks ole, et ka riik võib pakkuda teatud mugavusteenuseid. Ma üritasin enne tänast arutelu mõelda näiteid, ütleme, et kui näiteks riik pakuks seda võimalust, et kui annad nõusoleku, et siis saadame sulle e-kirjadel võib-olla ülevaateid, et mingi seadusmuudatustest. Et see ei ole nende kohustus praeguse seisuga, nad ei pea seda, ma ei jää millestki ilma, kui ma seda nõusolekut ei anna, ma saan minna Riigi Teatajasse ise vaadata seal seadusuudiseid. Aga kui sellist mingit mugavusteenust pakkuda, siis see võiks olla mõeldav. Nagu erateenuse osutajad, sa võib-olla ostad midagi veebipoes ja siis nad annavad sulle valiku, et kas sa tahad või ei taha, et annan nõusoleku, et kasutada minu e-posti aadressit pakkumiste edastamiseks. See on täiesti selline vabatahtlik mugavusteenus, et on mõeldav, et vahel võiks ju riik ka kasutada erandlikel juhtudel, aga see peaks tõesti olema mingi selline lisamugavusteenus, et kui sa nõusolekut ei anna, sa ei jää millestki ilma olulisest. Just, et kui korra viidata ka tegelikult isikuandmete kaitse üldmääruse sellele artiklile 4.11, mis siis tegelikult räägib sellest, et mis tingimustele see nõusolek vastama peab, just kui me räägime isikuandmete töötlemisest, siis ongi vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus. Ja ka selle vabatahtlikkuse osas tekibki hästi palju küsimusi tihti ja seal hinnataksegi ka seda, nagu sa välja teid, seda jõuvahekorda. Et kui me juba sellest jõuvahekorrast rääkima hakkasime, siis hästi ikkagi rangelt ollakse ka seisukohal, et näiteks samasugune jõuvahekord esineb näiteks töösuhetes, kus siis ikkagi tööandja on töötajast kõrgemal positsioonil. Ma ei tea, kas sul muidu enda kogemusest on mingit olukorda või oled kuulnud, kus ikkagi tööandja tundub, et ekslikult mingit nõusolekut isikuandmete töötlemises kasutab? Ma pean tunnistama niimoodi kohe ei sellist näidet töö kontekstis, ma olen ka pigem näinud näiteid just sotsiaalteenuste osas, et siin hiljuti ühe tuttava vanaema vajas sotsiaalteenust Tartus ja siis ta oligi segaduses sellest vormist, et seal pidi eraldi andma nõusolekuid ja mis ei tohiks nii olla sotsiaalteenuse puhul. Töösuhetes ma niimoodi ei ole näinud, mis ei tähenda, et neid näiteid ei ole. Jah, selles mõttes, et võib-olla siin ma lihtsalt küsisingi väljaspoolt Andmekaitse Inspektsiooni inimese vaadet, et paraku meie enda praktikas näeme, et ikkagi neid olukordi meie lauale jõuab ja võib-olla tihti ka tööandjad ei saa aru, et miks ikkagi meie hindame tegelikult, see on ju kogu Euroopa seisukoht, et töötaja on nõrgemas positsioonis, et mõnikord öeldakse, et aga inimestele ja töötajatele on nii palju õigusi antud, et nad ei ole enam nõrgemas positsioonis, siis ikkagi siin peab arvestama sellega, et ilmselt teatud tegevuste puhul töötajal selline mingi hirm on või võib-olla kui ta kardab, et mingi järeldus tehakse, et selline mingi negatiivne tagajärg, isegi tal on ainult see hirm, et see võib saabuda, et siis peaks mõtlema, et ilmselt ma nõusolekule tugineda ei saa, et kas või hästi levinud näide on see, et kandideerides isegi, kui inimene kandideerib tööle, siis tahetakse nõusoleku alusel mingit infot tema käest küsida. Siis samamoodi siin peaks hindama seda, et ilmselt see inimene ikkagi kardab seda, et kui ma nüüd ei avalda, siis kas minuga ei võeta üldse ühendust või mind tööle ei võeta. Et see on näiteks hästi levinud näide, kus praktikas arvatakse, et see nõusolek on kõige lihtsam
alus, millele tugineda. Ja tegelikult irooniline on ju see, et seda ei ole ka ilmtingimata vaja üldse. Et võib-olla kõigepealt kommenteerin lühidalt seda, mis sa enne ütlesid, et et võib-olla töötajat ei vaadata enam nii nõrga positsiooni pealt, et ei ole see jõudude tasakaal paigast ära, aga tegelikult ikkagi veel laiemalt nagu vaadates, siis tänapäeva ühiskonnas sul on vaja tööd, et elus püsida, eks meil kõigil on vaja töökohta ja selles mõttes sa paratamatult oled nõrgemas positsioonis, kui sa otsid tööd. Sest sul on seda vaja, eks ole, et sul on teatud, ma ei taha öelda nagu mingi meeleheite faktor, aga see eluline praktiline vajadus, et sa ei saa elada kaasaegses ühiskonnas ilma, et sa teeks tööd, kui sa just ei ole see õnnelik, kes pärib mingi rikkuse, aga teiselt poolt see tööandja vaatest, eks ole, meil on see teenusosutajatel, kui me ei räägi just terviseandmetest, see on teine teema, eks ole, nüüd läheb keerulisemaks, et sul on need õiguslikud alused, üks on nõusolek, aga teine on lepingu täitmine või lepingu ettevalmistamine nii-öelda. Ja ma nüüd ei tea, kuidas Akil täna tõlgendus sellel on, et ma pole ise ka ammu selle teemaga nüüd tegelenud, aga et kas tööle kandideerijate puhul, mis hetkest sa võid tugineda sellele, et ma räägin nüüd nagu lepingu ettevalmistamisest, et võib-olla mingi algses nii-öelda kandidaatide kogumi koostamises, võib-olla seal on see nõusolek võib olla ainus alus, ma ei oskagi tänase seisuga öelda, aga mingist hetkest alates me räägime ikkagi ju sellest, et eesmärk on ju tööleping sõlmida. Et kus sealt täpselt piir läheb ja siis sul on veel see tore üldine õiguslik alus õigustatud huvi, mis võiks ka ju mängu tulla, mis tunduks mulle kõige loogilisem sel määral, kui sa nagu tööle kandideerijatest räägid, eks ole, et inimene tahab tööle kandideerida, okei, et ma tahan kaaluda sinu kandidatuuri, mul on õigustatud huvi su andmeid töödelda ja ega see kuidagi ebaproportsionaalselt sinu õigusi ei kahjusta, välja arvatud, kui ma hakkan küsima asju, mida ma ei tohi küsida tööandjana, mida välistaks juba töölepingu seadus ka, aga ütleme, et ma eiran töölepingu seadust ja hakkan nüüd sult küsima mingisugust, ma ei tea, plaanid lapsi saada või, et naisterahvaste selline dilemma tihti kahjuks ikka veel päris elus. Et siis üks asi on see, et töölepingu seadus ei luba sul seda küsida, aga teine asi on see, et see on ka andmekaitseõiguse mõttes rikkumine, sest nõusoleku puhul nagu siin arutasime, et see tõenäoliselt ei oleks vabatahtlik ja kui sa siis õigustatud huvi võtad aluseks, siis see ei oleks proportsionaalne ja üleüldse see, sa ei saa nagu, kui sul töölepingu seadus keelab midagi küsida, siis sa ei saa kuidagi öelda, et see oleks nüüd õigustatud huviga võiks olla kaetud, ehk see ei pea olema nõusolek, kui sa küsid neid asju, milleks sul tõesti on õigustatud huvi ja mingist hetkest me räägime siis juba lepingu ettevalmistamisest ja lepingu täitmisest. Just ja kui ikkagi keegi tahab väita, et tal on see nõusolek ja ta sellele tugineb, siis ta peab ikka väga hästi suutma seda põhjendada, et on ka meil olnud lausa isegi kuni kohtuni välja läinud vaidlused, kus me oleme selle üle siis arutlenud, et kas nüüd nõusolek siis töösuhtes oli sobiv alus või mitte, aga et see oleneb alati ikkagi sellest konkreetsest juhtumist ka, et siis juba see tööandja peab ka suutma seal siis ikkagi ära tõendada seda, et kõik need tingimused, et see oli vabatahtlik, see oli konkreetne, see oli töötajatele teadlik, et need tingimused on täidetud. Kui töösuhe sellest ei sõltu, siis võib-olla jah, saame vabatahtlikkusest üle, aga mina mõtlen ikka, miks see tööandja nagu üldjuhul, miks sa peaks seda tahtma, siis sa pead haldama ju mingit andmebaasi sellest, et kes on nõusoleku andnud ja kes selle tagasi võtab, et lihtsam on nagu mõtle kõik läbi, kõik, mis sul on päriselt vaja, andmed, pane paika oma need andmekaitse tingimused, põhjenda ära õigustatud huvi, eks ole, analüüsi, et mis võimalik kahju siin võiks olla nendele andmesubjektidele, ja siis sa ei pea eraldi mõtlema selle peale, kas keegi nüüd tuleb, võtab nõusoleku tagasi, eks ole, töötled nii kaua kui päriselt vaja, siis saad automaatselt nagu eks ole, need andmed kustutada, aga vahel see on keerulisem, mõne näiteks, kui me teenuselepingute juurde tagasi tuleme, mainisin need terviseandmeid, et sul on GDPR-is on üks artikkel 6, mis räägib õiguslikest alustest ja siis sul on artikkel 9, mis räägib eriliiki andmetest, rahvakeeli delikaatsetest, kõige siis võib-olla primaarsem kategooria ongi see terviseandmed ja mina mäletan, mina doktoritöö kirjutasin siis just geeniuuringute teemal ja andmekaitseõiguse kontekstis ja geeniandmed lähevad ka eriliiki andmete alla ja mäletan, analüüsisin seda küsimust, et kui sul ongi see erateenuse osutaja, kes pakub sulle mingisugust sellist geenianalüüsi teenust ja see on enne, kui tulid mingi erisätted, eks ole, igale poole. Ma ei teagi, palju neid tänaseks on, aga oli küsimus sellest, et sa ei saa tugineda lepingule, sest eriliiki andmete puhul ei ole seda võimalust. Seadus ütleb eriliiki andmeid, et sa võiks terviseandmeid töödelda lepingu alusel. Tööandja töötleb neid seaduse alusel näiteks, kui mingid haiguslehe teemad ja need, siis sul on seadus ütleb, et võid või pead töötlema. Aga kui sul on selline teenus lihtsalt erateenuse osutaja poolt, siis sul seda alust ei ole ja kui seadusest ka alust ei tule, siis ongi nagu nõusoleku ainus variant. Aga sul on samal ajal nagu paralleelselt teenusleping, mis seob pooli ja mina, kui ma tahan seda mingit geenitesti, et kust ma siis pärit olen või mis iganes küsimused seal on või kellegagi sugulus ja nii edasi, et siis ma pean andma nõusoleku, et ma saaks seda teenust
mis juhul see ei ole enam vabatahtlik, aga juriidiliselt vähemalt 10 aastat tagasi muud nagu konstruktsiooni ei olnudki, sest sul ei ole muud varianti, et vahel on see, et võib-olla ka seadusandlus ei jõua järele reaalsusele, aga need on pigem vist erandjuhtumid, tahaks loota. Jaa, meil oli ka isegi üks sarnane kaasus oli Andmekaitse Inspektsiooni laual, mõnes mõttes sarnane, kus lihtsalt ka tekkis küsimus selles osas, et millal tugineda nõusolekule ja millal mitte, et oli üks kliinik, ütleme niimoodi, kes siis pakkus kolmanda isiku ehk siis ühe teenuse osutaja teste, et sa said selle testi seal kliinikus teha ja nemad siis selle testi edastasid siis Euroopa Liidu siseselt siis teise riiki ja seal ka näiteks siis tuli välja see, et selles osas, mis siis nii-öelda kliinik seda üldist enda nii-öelda teenust pakkus, et see oli siis hoopis tervishoiuteenuse osutamine, et näiteks, et ta tegi seal vereproove, mis iganes need tulemused ja siis jah, selles osas eraldi, et näiteks neid nüüd edastada, et kuna see ei ole enam see nii-öelda tavapärane tervishoiuteenuse osutaja, et siis ta pidi ikkagi nõusolekut inimestelt küsima. Aga mida nad esialgu tegid valesti, et nad küsisid kõigeks nõusolekut, et siis me näiteks selgitasime neile, et selleks, et justkui nagu me ütlesime ka, enda sukest mingit kas siis seadusest tulenevalt või avalik ülesannet täita, et selleks, et tervishoiuteenust osutada, et selleks te nõusolekut küsima ei pea, et siis ka pidime sellist nagu erinevust selgitama, et aga see näide võib-olla toob väga hästi välja selle, justkui sukse ühe mingisuguse suure toimingu raames sul nagu võib täiesti erinevad tegevused olla, kus siis mõnes osas on nõusolek vajalik, aga teises osas ei ole. Vaat ma ei tea nüüd täpseid detaile sellest kaasusest, aga teadmata täpseid detaile ma tahaks juba vaielda vastu küsida, et mis hetkest siis lõpeb tervishoiuteenus, eks ole, ma ei tea, mis see laboriteenus täpselt oli, et ma kujutan ette, et näiteks viljatusravis võib olla see, et võib-olla millegi säilitamine, et kui sa neid sugurakke säilitad, see teenus mina ütleks, et kas seda võiks tõlgendada näiteks tervishoiuteenusena, aga võib-olla kuskilt läheb piir, et mingi lisateenus ei ole enam tervishoiuteenus, aga sõltub, mis see laboritest oli, et tegelikult võiks öelda, see on ka tervishoiuteenus, aga nüüd sul tekib see esiteks küsimus, et kas see labor on nüüd sul vastutav töötleja või ta on volitatud töötleja, sest kui ta on volitatud töötleja, siis ta saab ju sinu õiguslikule alusele tugineda, eks tal ei ole vaja eraldi õiguslikku alust, aga eeldame korraks, et ta on iseseisev vastutav töötleja. Siis on küsimus, võib-olla see on tervishoiuteenus, aga tema nüüd teises riigis ja et kes on nagu meil tervishoiuteenuse osutaja, eks ole, ja kas see tervishoiuteenuse osutamiseks töötlemine, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse mõttes, kas see mõiste on piiratud siis Eestis tegevusloaga teenuse osutajate suhtes, eks ole, või siis kas välismaa labor võiks ka oma töötlemisest tugineda sellele, siis sul on juba kohalduva õiguse küsimus ja siis on juba täitsa juhe kokku jooksnud, et vaene kliiniku andmekaitsespetsialist, kes peab selle rägastiku kuidagi lahti harutama üksi, et see on maru keeruline igal sammul tegelikult ja ega üheseid vastuseid kuskilt ei ole. Mina näiteks täna, ma ei teagi, et kuidas see seisukoht on, kas selline labor on siis vastutav töötleja omaette või on ta volitatud, kas sa oled kursis, kas see seisukoht on vahepeal selgeks muutunud? Ja kui sa ei ole kursis, siis lihtsalt ütle, et ei ole, mul tuli praegu meelde, et ma ei teagi, kuidas see küsimus nüüd lahendatud on tänaseks. Minu meelest see küsimus on juba vastuse saanud, aga ma võib-olla sellesse arutelusse siin selle podcasti raames selles mõttes ei läheks, et jääme selle nõusoleku piiridesse. Me oleme tegelikult rääkinud juba ka sellest nõusoleku tagasivõtmisest, et see peab olema tagasivõetav ja see üldine seisukoht on, et tegelikult see peaks olema siis sama lihtne, kui on selle andmine. Aga jällegi praktikas tuleb ette olukordi, kus inimesele võib-olla öeldakse, et nüüd logi sinna sisse, mine sinna alalehele, vajuta sinna ja siis seeläbi, ma ei tea, saada veel meile mingi taotlus, kuigi võib-olla justkui nõusolek on ta saanud eelnevalt anda lihtsalt meili teel. Jälle võib-olla küsimus, et kas sina oled ka praktikas kohanud selliseid olukorda, kus see nõusoleku nii-öelda tagasivõtmine on tehtud tegelikult nii raskeks või pea võimatuks? Jah. Olen ikka ja kõige põhilisem ongi see, et kui sa oled andnud kuskil nõusoleku, et mulle võib saata mingeid uudiskirju või midagi, eks selle tootepakkumisi. Enamustel õnneks tänaseks on küll see ilusasti see unsubscribe, eks ole, ma ei teagi, kuidas see eesti keelde, kas automaatselt on tõlgitud kuskil, aga et klikid ja siis vahel on see, et sa pead andma põhjuse või äärmisel juhul võib-olla trükid oma selle meili aadressi uuesti sinna sisse.
aga mõnel juhul olen küll näinud, noh, et ei ole seda unsubscribe'i kuskil, aga pigem on olnud need siis mitte Euroopa Liidu teenuse osutajad, kus seda on ikka veel nii selgelt näha, aga eks see tagamõte on tõenäoliselt sama nagu ka teenuslepingute puhul, et siin inimesed on palju näiteid olnud sellest, et kui üritatakse mingisugusest, ma nüüd ei hakka ettevõtteid nimetama, aga mingisuguse teleteenus või midagi sellist digiteenusega midagi seoses oli, et hästi lihtsasti saad liituda igal pool, eks ole, kõik tahavad, et sa liitud, aga siis, kui sa tahad välja astuda, siis sa pead kõigepealt selle AI kliendirobotiga, klienditoega sult suhtlema, et tere, et soovin tühistada lepingut ja siis see robot paneb sulle vastu mingit, et ei, et kõigepealt me helistame sulle, pakume sulle mingit paremat paketti, et sa mingi, ei, ma tahan loobuda. Ei, me kõigepealt helistame sulle, et sa pead mingi kadalipu läbi käima, et nad väsitavad sind ära. Ja see toob selleni, et neil on mingi huvi nende andmete vastu, et miks on raske loobuda, et kas on lihtsalt nagu halb disain, sest paremini osatud või seal on ikkagi mingi tagamõte, et tegelikult meil on su andmetest ilgelt kasu ja me tegelikult ei taha, et sa niimoodi siin loobuksid. Kumb, aga see ei tohiks niimoodi loomulikult olla ja siis on küsimus, kuhu ma pöördun, muidugi AKI poole tuleb pöörduda, eks ole, kui Eestis sellist asja kohtad, aga need digiteenuse puhul tihti on ju see kõik piiriülene, eks ole, et ma ei kujuta ette, kuidas praktikas teie lahendate neid olukordi, kui ma ütlen, noh, ma ei tea, mul siin mingi Tšehhi teenusosutaja nagu ei võta mind oma andmebaasist ära, kuigi see oli mingi vabatachte alusel antud nõusolek ja nüüd nad ei ole nõus nagu, ei kustuta lihtsalt ära, ikka saan neid. Või ma ise tead, tegelikult mul praegu meenub, et väga ammu, ma tahan öelda, et 20 aastat tagasi kunagi oli natuke aegalt sai solaariumis käidud, oli trend toona, ebatervislik trend. Ja siiamaani ma sain mingid sõnumeid ühelt nagu teenusosutajalt, noh, kes ikka nagu promosõnumid ja nagu kuskil ei ole infot, et kuidas ma nendest sõnumitest lahti saan. Ja guugeldan ja ei leia seda, et nagu ma ei taha enam neid sõnumeid, need on minu andmed, sa töötled minu telefoninumbrit ja see on üks asi, mis mind ajab ka tohutult isiklikul tasandil närvi, see, et kuidas see kontaktandmete kasutamine selliste kõnede puhul, et kust mu kontaktandmed sinna jõuavad, kus on see andmebaas, ma tegelikult, kui sa mulle helistad, sa peaks mulle ütlema nagu selle info ka, et kus sa mu andmed said, kus nad on, kuidas ma saan nad kustutada sealt andmebaasist, aga noh, nagu me teame, enamus müügikõned sellist varianti sulle ei paku ja kui ma kunagi ühele kliendile õigusteenuse osutamise raames nagu selgitasin, kes ka tahtis neid reklaamkõnesid teha, või ta vist küsis, et kas on kooskõlas andmekaitseõigusega, siis oli see, et reaalsus on see, et tegelikult sa peaksid inimesele selle põhiinfo seal kõnes kätte andma tema andmete kohta, eks ole, ja ka selle muuhulgas, et kuidas ta siis nagu välja saab sellest andmebaasist, kuhu iganes ta on sattunud ja seda praktikas tihti ei järgita. Ja vahel nad ei ütle kõnes isegi see osaühingu nimi või midagi, mille alusel ma saaks näiteks AKI-sse pöörduda, et tere AKI, et keegi sellest osaühingust nüüd kiusab mind kõnedega, eks ole. Aga muidugi siin ei ole ainult GDPR, et siin lähebki see õiguslik maastik on ka keeruline, on ju veel eraldi elektroonilise sideseadus, eks ole, mis reguleerib seda e-kirjade saatmist ja siis sul on võssis veel mingid sätted tarbijaga kontakti võtta, eks ole, siis sul on GDPR-is, sa pead neid kõiki korraga vaatama, aru saama, kuidas nad omavahel suhestuvad ja minu jaoks see võib olla põnev uurimistöö või töö kliendile ja siis, aga tegelikult see on kõik mõeldud tavainimesele, et see on kurb, et see nii keeruline on kohati. Ja selle teadlikkuse osa siis tegelikult ju samamoodi ka selle nõusoleku puhul, mida see teadlik nõusolek tähendabki seda, et inimene peab aru saama, kellele ta nõusolekut üldse annab, kes tema andmeid töötlema hakkab, mis eesmärgile, mis andmeid üldse, et jälle praktikas hästi levinud viga on see, et kas või ka mingi selline üldine nõusolek, et annan nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja siis pead panema sinna linnukese, siis tegelikult see ei ole piisav. Et samamoodi iga eesmärk tuleks eraldi välja tuua. Hiljuti ka rääkides otseturustusest, siis osalesin ühel üritusel, kus siis tekkis see küsimus, et just, et kas tõepoolest näiteks selliseks profileerimiseks ja otseturustuseks, et kas peab eraldi nõusoleku võtma, et siis seal pidin ka vastama jah, peab küll, sellepärast, et need on täiesti erineva eesmärgiga tegevused ja muidugi seal on ka jälle see õiguslik regulatsioon on erinev, aga et kogu aeg peab mõtlema selle peale ka, et kui on erinevad eesmärgid, siis samamoodi peabki tõepoolest inimesele andma võimalus, et see võib tunduda hästi ettevõttele selline võib-olla ebamugav või tüütu, et kuidas ma nüüd tõesti siis pean neid mitu kastikest sinna panema ja võib-olla, et
ongi, et inimene hakkab liiga palju lugema ja siis ta ei anna mulle neid nõusolekuid. No täpselt, selles asja mõte ongi, et kui ma saan aru, milleks te tahate mu nõusolekut, siis ma ei tahagi seda anda, sest mina inimesena ma ei taha saada mingit 7 miljonit turustus- või turundus-e-kirja ja tegelikult mõtlen tänapäeval just, kui sul on infoühiskond, kui ma tahan infot, ma saan nagu ühe klikiga osta endale siis seal Google'i otsingumootoris esikoht reklaamis, kui sa nagu tahad, aga nagu jätta mu privaatsfäär rahule. Ja kui tegelikult postkasti kohta on ju öeldud, et see on osa kodust ja eraelu puutumatuse kaitse selles mõttes laieneb ka postkastile, et see on osa sinu kodust. Mu e-postkast on ka ju minu privaatsfäär tegelikult, et mulle ei meeldi ka see, et üldse on võimalik ka mingi nii-öelda opt-out lahendustega niimoodi adresseerida isiklikult, ma ei soovi seda, et ma arvan, et see kõik peaks tegelikult olema täiesti ainult opt-in, nii et mina aktiivselt annan nõusoleku, jah, sellelt ettevõttelt, vot sellelt ettevõttelt ma tõesti soovin, sest mis iganes põhjusel nendelt ma tahan saada seda isiklikku või mitte isegi isiklikku, aga nii-öelda siis otse infot nende toodete või teenuste kohta, aga ma ei tahaks kunagi just kõik need kõned ja sõnumid, mida saadetakse, ei ole vaja, meil enam ei ole vaja seda. Ja seda ütleb ka tegelikult jälle, me jõuame ikka ka isikuandmete kaitse üldmäärus, et see on täiesti ongi öeldud, et see peab olema inimese konkreetne tegevus, et seda ei tohi eeldada. Et isegi Euroopa kohtu praktikas on üks näide, kus siis oligi telekommunikatsiooni ettevõte, ta lihtsalt teavitas inimest justkui ja siis selle lepingu tingimustega nõustudes siis inimene justkui nende arvates nõustus ka sellega, enda isikuandmete töötlemisega. Ja seal ka juba Euroopa kohus ütles, et ei, see ei lähe, et inimene peab selle nõusoleku konkreetselt oma mingit tegevusega andma. Ja samas, kui seda nõusolekut niimoodi eeldada, siis ju ettevõte võtab ka selle riski, et kui nüüd see inimene ise tuleb küsib või andmekaitse inspektsioon tuleb küsib, et palun tõendage seda, siis tegelikult ju tal ei ole millegagi tõendada selle, et inimene selle nõusoleku aktiivse tegevusega andnud on. Jah. Nii on ja kui nüüd mõelda, et miks üldse nagu nõusolekut, kui me jõuame tagasi alguse juurde, et miks üldse nõusolek võrreldes muud, siis kui mõtleme muid aluseid, kui sa teenust osutad, siis lepingu alusel töötlemine on piiratud sellega, et sa pead ära näitama, et see on tõesti vajalik, eks ole, et see on vajalik lepingu täitmiseks. Õigustatud huvi puhul sa pead näitama, et ära põhjendama, mis on su õigustatud huvi ja tõsiselt kaaluma seda siis selle privaatsusõiguse riivega laias laastes, eks ole, et ma töötlen kellegi andmeid, sest mina saan mingit kasu, et kas see on nagu tasakalaus, aga nõusolekul selles mõttes ei ole nagu piire. Inimene võib anda nõusoleku ükskõik mis andmete, põhimõtteliselt ükskõik mis töötlemiseks, välja arvatud. Rääkisime enne näiteks sellest, et võib-olla on mingi eriseadus, näiteks töölepingu seadus ei lubagi tööandjal teatud asju küsida või meil on näiteks inimgeeni uuringute seadus, kus on üks selline tore säte, mille kohta paljud ei tea, et kindlustusandja ega tööandja ei tohi üldse saada geeniandmeid. Ja tänapäeval võiks see väga nagu juba relevantne olla, et teatud juhtudel välistaks nagu selline seadusest tulenev piirang seda, et sa võiks nõusoleku alusel seda teha, aga kui sul ei ole sellist konkreetset piirangut kuskil, siis tegelikult nõusoleku alusel saaks igast lõbusaid asju teha ja üldjuhul, kui inimesel sellest kasu ei ole, siis üldjuhul nagu miks peaks inimene tahtma anda seda nõusolekut, välja arvatud see näide, mis ma enne tõin minu enda elust on see, et võib-olla mõne teenuse osutaja puhul ma tahangi, neil on nii head tooted või teenused, ma tahan saada neilt seda e-kirja, et mis teil uut ja head on, aga see on pigem erand. Et pigem ma ei taha seda, et ta on nagu see nõusolek ongi selles mõttes natuke nagu lõks, et ta nagu võimaldab andmetöötlejal tegelikult, kui inimene on nõus, ükskõik mis andmeid sisuliselt kõik võimalikeks eesmärkideks, kui inimene on nõus, aga miks peaks inimene tegelikult nõus olema, kui ta ise sellest mingit eelist ei saa. Et ta on selline mõnes mõttes selline lõksukoht andmesubjektile. Jah, ja ta võib ju lõks olla eriti nendele inimestele, kes tegelikult on kuidagi kas siis ka selles mõttes nagu nõrgemas positsioonis või haavatavamad, et näiteks lapsed või teatud muud sellised grupid, et võib-olla vanemad inimesed. Kui me sellest nagu teadlikkuse nüansist ka räägime, et siis ettevõte ei saaks arvestada ainult võib-olla sellega, et ta ise saab aru sellest, mida ta seal kirjutab või et juristiharidusega inimesed saavad aru, et tegelikult ta peaks kogu aeg mõtlema ka selle peale, et kellel üldse ta see mingi teenus on on siis nagu suunatud. Et kui see on lastele, siis ju peaks veel hoopis kuidagi teistmoodi lähenema või... Tead, see laste ja andmetöötluse teema minu jaoks, ma ei olnud enne niimoodi süvitsi mõelnud selle peale, siis kui tänaseks tuli paar sellist teemapunkti, eks ole, mida me võib-olla arutame, siis hakkasime vaatama seda laste andmete töötlemist, sul on GDPR-is artikkel 8, mis räägib infoühiskonna teenustest. Artikkel 8 pealkiri räägib konkreetselt nõusolekust.
ta ütleb, eks ole, et mis tingimused kohalduvad lapse nõusolekule andmete töötlemiseks ja räägitakse vanusest, et see saab olla seaduslik ainult siis, kui laps on 16, erandkorras liikmesriik saab panna 13, siis ma vaatan, et meil on isikuandmete kaitse seaduses tehtud paragrahv 8, mis räägib mitte nõusolekust, vaid üldiselt lapse isikuandmete töötlemisest infoühiskonna teenuste pakkumisel. Ja ta ütleb küll siin, et kui laps on noorem kui 13, siis on vanema nõusolek. Ja mina loen neid sätteid ja mõtlen ka et süs lapsel alaealisel üldse piirab võimaluse anda nõusolekut kehtivalt, ühepoolsed tehingud ongi tühised, kui sa oled alla 18, ei ole nagu mitte erandit. Aga eeldame, et seadusandja tahe oli X-iga luua erand. Ütleme, et oligi tahe, et me tahame ikka, et alates 13 saaks ise nõusolekut anda andmetöötluseks. Ja ma mõtlen, et aga miks? Aga miks? Sest miks nõusolek? Kui me räägime infoühiskonna teenustest, siis jällegi, et nõusoleku alusel sa teoorias saaksid igast lõbusaid asju teha andmetega, samas kui sa tugineksid muule alusele, näiteks lepingu alusel, ma osutan teenust, meie vahel on teenusleping, kindlasti infoühiskonna teenusosutajal on ka mingid tingimused, millega ta tahab kasutajat siduda, et sa ei tohi seal teatud asju teha ja nii edasi. Teil on teenusleping ja kui see lepingu alusel töötled, siis sul on piiratud, mis andmeid sa saad koguda, mida sa nendega teha võid, eks? Ainult selleks seda, mida on vajalik lepingu täitmiseks. Aga kui sa lubad nõusoleku alusel paralleelselt töödelda, siis sa avab omaette Pandora laeka ja miks me üldse nagu alaealiste puhul seda laegast tahame avada, sest kui sa mõtled, isegi täiskasvanud inimesed ei viitsi läbi lugeda neid kõikvõimalikke tingimused ja andmekaitse tingimused. Isegi kui ma üritan, siis võib nii keeruline olla. Just, ongi, ma ütlen, ma ise tegin endale kodulehe, üritan aru saada, kuidas see WordPress siis töötleb isikuandmeid nendel, kes tulevad mu kodulehele, ma ei saa mitte midagi aru ja ma olen nagu andmekaitseõiguses tegutsenud ja mis see laps siis, mis see 13-aastane, isegi kui sa talle paned sinna pildid ja animatsioonid ja näe, võtame sinu kõik käitumisandmed, iga su liigutuse nagu registreerime ja selle pinnalt profileerime ja siis suuname sulle mingi uusi asju, et teed selle lõbusaks ja roosaks ja paned sellise suure südame sinna yes, laps paneb jah, et kas see on tegelikult see, mida me tahame. Et ma ei ole üldse kindel, miks nõusolek laste puhul peaks üldse kunagi olema sobiv alus isikuandmete töötlemiseks, pigem tahaks arvata, et me just tahaks ju piirata laste andmete sellist kogumist ja see arusaam, et laps võiks aru saada, mis nõusoleku ta andmete töötlemiseks annab, on minu arust kohatu, sest isegi täiskasvanud ei jaksa süveneda. Info küllus lihtsalt matab meid ju iga liigutusega. Kas sina veebipoes ostes loed läbi kõik tingimused? Mina näiteks ei loe. Mina ei loe üldse, mina loengi nüüd neid erinevaid kastikesi, kus sa saad linnutada, et oot, kus on see turundus, et ma seda ei linnutaks, sest mõni aeg ju nad panid neid linnukesi sinna ette, sa pidid tühjendama, kuigi see on keelatud. Aga keelatud asja võid teha kuni vahele jää, eks ole, kuni keegi ei tule nagu trahvi tegema. Et siis neid ma loen ainult kastikesi, aga et teeks lahti selle pop-up akna, kus on pikad tekstid. No ei tee seda. Ja kujuta ette, et siis laps, mida ta läheb sinna tegema sinna interneti või mis teenust, mingit mängu, midagi lõbusat, on tal siis kannatust, et hakata süvenema mis andmed, kuhu, mida, et ma ei mõista seda lähenemist. Ja tegelikult, kuigi jah, see võimalus on antud, siis see üldine lähenemine selle nõusoleku puhul ikkagi on ka see, et ütleme niimoodi, et kui keegi ütleb, et ta laste andmeid nõusoleku alusel töötleb, siis seda suurem on tema veel see tõendamiskoormus, et kas see oli teadlik, kas see oli vabatahtlik, et ehk siis üldiselt jah, praktika on ka see, et peaks vältima sellele nõusolekule tuginemist ja samas see ongi ka see 13-aastaste vanusepiir, mis sa välja tõid, et siis see kehtib infoühiskonna teenustele. Et ongi, kui me räägime näiteks Facebooki või mõne muu keskkonna kasutamisest, aga samas näiteks need nõusolekud, mida koolid küsivad või kuskil mujal, mis ei ole nüüd infoühiskonna teenus, et siis seal tegelikult sellist erandit jälle pole ette nähtud. Mis on minu arust veel kummastavam, sest pigem ma saaks erandist aru koolis kui Facebookis, sest kui me nüüd üks tingimus, mis veel on, eks üks asi on vabatahtlikkus ja kõik see, aga teine asi on see, et sul ei tohi olla negatiivset tagajärge, kui sa ei anna seda nõusolekut ja siis ma vaatasin seda, mis on juhised teemal, et kui oligi Facebookil kaaluti seda varianti, eks ole, et teeks siis niimoodi, et kui sa tahad tasuta Facebooki, siis sa pead andma nõusoleku, et su andmeid saab kasutada, mis oligi turustusega vist seotud, et kuidagi turustusprofiil luua sinu isiklikult suunatud reklaam. Et kui sa ei taha seda, siis nagu maksad teenuse eest ja vaatad, et seal negatiivse tagajärjena, seal selgitati ka, kuidas selline nõusolek üldse saaks olla kehtiv, alustad sellest, kuidas seda vabatahtlik on, kui sa ei anna, siis sa pead maksma, aga negatiivse tagajärjena räägiti ka sellest, et kuidas see mõjutab sinu sotsiaalelu. Näiteks, kui sa oledki vanemate inimeste puhul, sa oled harjunud
sul on kõik võib-olla suhtlused käivad läbi Facebook Messengeri ja nüüd järsku tuleb selline asi, et sorry, kui edasi tahad jätkata seda, siis kas maksa või anna meile nõusolek andmete töötlemiseks, et inimesel tegelikult tal on negatiivne tagajärg on see, et kui ta nüüd ei tee seda, maksta võib-olla ei taha, eks ole, andmete nõusolekuga ei taha andmete töötlemiseks, et ta sotsiaalelu saab põntsu. Ja kui me mõtleme laste peale, kus on nagu see grupisurve on nagu veel retsim ja siis on mina ei saa nüüd minna sinna selles äpis toimetada, kus kõik mu sõbrad on, kus minu arvates nad ei peaks, ükski laps ei peaks kuskil sotsiaalmeedia äpis toimetama ausalt öeldes, aga ütleme nii, et reaalsus on, nad teevad seda. Kui suur on seal see grupisurve, kui suur on seal, et ma pean liituma, sellepärast, et kõik mu sõbrad on siin ja ainus viis liitumiseks on nõusolek andmete töötlemiseks. Tegelikult igal sammul saaks selle nõusoleku kehtivuse alla tulistada laste puhul. Mulle tundub see nii, ehk ma ei näe, miks nad üldse peaksid riskima mõni suur teenusosutaja seda õiguslikku alust valima. Just ja näiteks ongi isegi, kui me räägime sellistest keskkondadest ja sellest vanusepiirist, et veel isegi ka neil on ju see kohustus, et kui see on alla 13-aastane, siis tegelikult hästi palju ka meile jõuab neid küsimusi, et kuidas tõendada seda, kui tõesti nüüd keegi väidab, et vanem on mingi nõusolek andnud või kuidas saada vanemalt seda nõusolekut, et ka see on tegelikult hästi problemaatiline, et kas piisab näiteks sellest, et kui, ma ei tea, laps sisestab enda vanema e-posti aadressi ja siis talle justkui läheb mingi kinnituskiri, et jah, annan nõusoleku, olen ja kus sa tead, et see on päris nagu e-posti aadress, et tegelikult Euroopas see võiks olla kõik väga nagu lahendata, mõtlen kas või Selveri äpi peal, kui ma tahan Selveri äpiga alkoholi või ka energiajooke, mis kõigel on vanusepiirang, eks ole, tahan skännida, ma pean PIN 2-ga või PIN 1-ga, emba kumba, eks ole, ma pean ennast tuvastama, PIN 1-ga vist, ühesõnaga ma pean ennast tuvastama, et Eesti kontekstis on nagu täiesti standard oleks olemas ja Euroopa üleselt ka ju, ma ei tea, mis kaugele nüüd on jõutud nende digiallkirjade mingisuguse ühtsema süsteemiga, aga kindlasti see ei ole kauge see tulevik. Järgmine küsimus on see, et okei, kui sul on mingid USA ja Hiina ja kes teab, kust riikidest teenusosutajad, siis on juba võib-olla sammuki keerulisem, aga tegelikult see on ju oleks tehtav. See on ainult tahte taga kinni. Ja just selle nii-öelda vanema nõusoleku tõendamise puhul ongi ka öeldud seda, et mida suuremad on seal mingid ohud või riskid, siis seda rohkem peabki andmetöötleja mõtlema selle peale, et kuidas ta nagu tõendab ära, et ta tegi enda poolt kõik. Et siis on ka öeldud jah seda, et tegelikult teatud juhul peabki päriselt mingi digiallkirjastatud ikkagi selle nõusoleku andma. Ja mina küsiks jälle, et kas me tahame seda jätta isegi nagu vanemate nõusoleku küsimiseks, et võib-olla me peaks hoopis nagu objektiivsemad piirid seadma, et teatud andmeid laste kohta teatud vanusest ei peakski nagu, ei olegi vaja just infoühiskonna teenustes nagu mõttes, et nagu kuskil sotsiaalmeedia platvormidel võib-olla me ei peakski seda tegema laste puhul nõusoleku põhiseks. Aga see on laiem küsimus, see ei ole enam niivõrd ainult andmekaitseõiguse küsimus, see on selline ühiskondliku regulatsiooni küsimus, et kas ja kui palju sotsiaalmeediat lastele, andmetöötlust lastele. Et selle nõusoleku puhul jah, on kaks sellist nagu nüanssit, üks asi on see, et kas üldse peaks seda nõusoleku alusel tegema ja teisalt, et kui mingeid asju teha, siis kuidas olla kindel, et kas või mingites lihtsamates küsimustes, et see vanema tahe on sama, mis on lapse tahe, on ju. Kui 100% sotsiaalmeedia sisuloojad on ja need pereblogijad ja asjad, kus sul on kõik need lapsed seal pildis. Ma olen jumala sama mõelnud, et et võib-olla ühtepidi ütled, vanem sinna annab lapse nimel nõusoleku, et me oleme kõik, eks ole, nõus, aga nagu kas see tegelikult on õige ja hea ja peaks nii olema, sest see nõusoleku ja õiguslik alus paneb ju vastutuse andmesubjektile. Andmesubjektil on see kontroll, tema nüüd otsustab, et tahab või ei taha, aga muud õiguslike aluste puhul see vastutus on suuremas osas vastutaval töötajal, eks tema peab kõik ära hindama, et mis andmed ikka täpselt vaja, kas on õigustatud, on proportsionaalne ja mis iganes alusel see parasjagu toimub. Aga nõusoleku puhul see paneb andmesubjektile selle vastutuse ja sealt ei pruugi alati parimad otsused tulla. Just laste ja sotsiaalmeedia mõttes. Korra enne ka tulles lihtsalt tagasi, minu meelest see on ka üks hästi hea näide, et me rääkisime nendest keskkondadest või et näiteks kui lapsed kasutavad midagi ja neil võib tekkida selline tunne, et nad justkui jäävad kõrvale, et siis ja sellest, et võib-olla kooli kontekstis mõnes olukorras võiks lihtsam olla, et siis näiteks koolide puhul ka mõnikord jälle eksitakse selle vastu, et kuidagi võib-olla ei mõelda selle peale, et
need rakendused või äpid, mida kasutatakse ikkagi justkui ongi nii-öelda hariduse andmiseks päriselt, et näiteks e-kool või mis iganes, et siis nende puhul öeldakse, et nõusolekut küsima ei pea, kuna see on nagu päriselt õppetööks vajalik ja nagu avaliku ülesannete täitmiseks, et on teatud keskkonnad, mille puhul siis on selline erisus sisse toodud, sellepärast et vastasel juhul juhtukski see, et kui nüüd mõni laps ütleb, et või lapsevanem siis, et ma ei tee seda, et kas ta siis jääb täiesti kõigest kõrvale, et me nii-öelda päris võib-olla pabermajanduse peale ka tagasi minna ei saa. Ja see on väga hea point ja see tuletab mulle meelde, kui sa küsisid algusest minu käest nagu näiteid, siis mul praegu tuligi see sama hariduskontekst, aga minul on lasteaiaealine laps ja kas seal on ju ka mingil hetkel seal, me kasutame kõik seda äppi Elise ja mingil hetkel oli seal kõik need nõusolekud, mida sa saad siis valida, mingid asju vist küsiti isegi paberi peale, et see on see, et et kas sa oled nõus, et su lapse pilte pannakse kas siia Facebooki või sinna äppi või kuskile lausa mingi kohaliku ajalehte, see on mingi väga naljakas nimekiri asjadest ja lapsevanemana isegi ma mõtlen, ma nagu iseenesest ma ei taha. Minu arust see ei ole vajalik ja ma tahan, et kõik need grupid oleks täiesti kinnised. Siin üks päev nägin just YouTube'is mingi väikese lasteaialaste mingi lauluvideo, mõtlesin, miks mina seda näen? Miks võõrad inimesed seda näevad? Mulle see ei meeldi. Aga teisalt lapsevanemana ma mõtlen, ma jätsin vist panemata nõusoleku sellele kohalikus lehes. See on mingi stamptekst kuskilt võetud, ma ei tea, et me oleks lapsed kunagi seal kohalikus lehes väga figureerinud, aga selle ma jätsin panemata kõik teised, ma panin, kuigi ma ei tahtnud, aga siis ma mõtlesin, aga mis siis saab nagu päriselus, kas on see, et nii, see laps, sina astu palun kõrvale, teised teevad pilti, et nagu kas siis mu laps jääb kõrvale millestki ja tegelikult see paneb küll keerulisse olukorda, et ühtepidi ma ei taha nagu, et minu lapsest pilt oleks liialt kus iganes. Aga teistpidi tunnen isegi lapsevanemana seda, et ma ju ei taha, et ma jääks kõrvale, kui pildistatakse mingit olustikku, et keegi peab siis nimekirja kaasas kandma, et see üks laps tõmmaka nüüd eest ära, eks ole, et see on maru keeruline. Aga see näide, mis sa tõid, see, et mingi koolis ka, mis oli e-kool või eks ole, et avalik ülesannete täitmine, see kõik tundub mulle loogiline kuni selle piirini, kus me räägime tõesti seal, eks ole, et kodutööd, hinded, mis iganes, aga nüüd kõik need lisaasjad, näiteks nagu meil need pildid, eks ole, siis on jälle selline et see siis juba peaks olema nõusoleku alusel või näiteks, et tahangi neid keskkondi on nii palju, tahan mingit küsimustikku kuskil teha, et lapsed liituks ja teeme seal mingit sõnapilve või mis iganes, et siis tegelikult see on juba sihuke abistav rakendus, mis ei ole otseselt hariduse andmiseks nagu vajalik. Aga kui me juba ka selle kooli konteksti peale näiteks läksime lasteaiad, siis minu meelest seal on üsna levinud praktika ka see, et neid nõusolekuid justkui nagu uuendatakse teatud aja tagant, et see on jälle mõni kool lasteaed teeb, mõni mitte, et aga kas siis iga aasta näiteks lastevanematele antakse mingi uus nõusoleku lehtkuju kaasa või mis iganes, et otseselt isikuandmete kaitse üldmäärus seda ette ei näe, aga minu meelest on see päris hea praktika, et tegelikult teatud aja tagant ikkagi seda nõusolekut siis nii-öelda uuesti küsida ja seda uuendada nii-öelda. No sinu jutu peale ma tegin kohe Eliisi lahti arvutis ja siin vajutan minu laps, panen nime peale, siis on siin nõusolekud ja mul on nagu kõik tühi, ma ei oleks nagu täitnud seda, ma ei mäleta, et ma oleks saanud teavitust, et ma pean uuesti täitma ja siin on nagu valikud on nõustun, ei nõustu ja siis on 10 punkti. Näiteks annan nõusoleku töödelda lapse nime järgmistel eesmärkidel, lasteaia tegevuste teavitamine, lapse tunnustamine. Issand, kui naljakad, ma polegi, nüüd ma ei hakka siin ühe kaupa ette lugema, aga siin on üks näide veel, et luban neid isikuandmeid avalikustada lasteaia veebilehel või luban isikuandmeid avalikustada lasteaia ruumides ja stendil. Väga huvitav, aga mõni neist need on kõik ikkagi eraldi. Need on kõik eraldi, et granulaarsus on olemas, aga mind näiteks see esimene tundub mulle jälle, et kas see ei ole äkki õppetööga seotud, sest kas ma pean nõusoleku andma sellest, et lasteaia tegevuste teavitamine nagu mulle või kellele teavitamine, et kas see on valik, et ei ärge teavitage mind õppetegevusest, et ega ma ei saa isegi praegu aru, kui ma seda loen ja need on päris palju siin. Jah, seal jääb küll eesmärk selgusetuks praegu on ju. Jah, või näiteks luban neid isikuandmeid avalikustada ajakirjandusväljaannetes, valla, infoleht, ajaleht. Nagu ma tahaks seda juhtumipõhiselt, nagu millest me räägime, et ma ei tea, laps käis kuskil lauluvõistlusel, et jaa, loomulikult on ju, või tahate panna pilti minu lapsest, et lasteaias on vahel probleemseid lapsi, siis juhuslikult minu lapse pilt pannakse nagu näiteks, see on nagu loll näide, aga põhimõtteliselt see sõltub ju olukorrast, et selline
täiesti blankett siin. Mõne asja kohta võib-olla ei saagi nii pikalt seda nõusolekut ette küsida, et sama näide, mis me oleme toonud, et näiteks kui mingid väljasõidud toimuvad harva, et siis sa ei saa juba ennetavalt hakata seal mingeid andmeid edastama või töötlema, vaid siis sa teedki seda ainult nagu väga konkreetsel juhul siis, kui see väljasõit toimub ja sa pead näiteks lasteandmed kuhugi edastama, et sa ei saa nagu eelnevalt seda nõusolekut. Ei saa ja ma vaatan punkt 10 veel eraldi, et olen tutvunud ja nõustun antud andmekaitse tingimustega ja siis klikid, siis tuleb eraldi mingi, see ei tulegi midagi lahti, kusjuures mingi faili nimi, mis peaks 2019 olema, see fail ei avane, aga mis mõttes olen, et ma nõustun andmekaitse tingimustega, et mis asi see veel on? Su tingimused on, mis nad on, et kas ma saan öelda, et ma ei nõustu? Miks see valik on? Ega mis ma ütlen, ma ei nõustu andmekaitse tingimustega, nagu mis nüüd edasi saab? Just, see on jälle koolitustel kogu aeg kordame seda üle, et räägime sellest, et tegelikult seda teha ei tohiks, seda on isegi öeldud nendes nõusoleku suunistes, mis on siis Euroopa Andmekaitse Nõukogu poolt välja antud, et nende tingimustega ei pea nõustuma. Ma saan aru, tutvuma, eks ole, et kui ma ütlen, et ma olen tutvunud, siis nemad ju peavad näitama, et nad on mulle tutvustanud neid ja kui mina klikin, et ma olen tutvunud, siis neil on tõend, tutvustasime talle, aga et ma nõustun, issand kui naljakas. Tegelikult sinu nõustumisest ja tahtest ei ole mitte midagi, et see andmetöötlus, mida nad näiteks seal teevadki, kas või lepingu alusel või kui mõnes muus kontekstist räägime, et siis see toimub nii. Jah, eelmised 9 panen nõustun, viimase, et ei, ma ei nõustu andmekaitse tingimustega, et võime pärast tänast vestlust võime Liisi äppi loojatele tagasisida anda, et mis asi see on. Jah. Aga kui me nüüd näiteks nõusolekust oleme juba rääkinud, siis mõnikord jälle juhtub seda, et võetakse see nõusolek, hakatakse isikuandmeid töötlema ja siis näiteks tekib mingi selline andmebaas, need andmed on juba olemas ja siis mõeldakse, et väga hea mõte oleks hoopis midagi muud nendega teha, et mõnes mõttes on see üsna levinud. Ka eelmises saates siis külaline tõi selle välja, et ettevõtted tahavad seda teha, et kui see andmebaas on tekkinud, siis tahetakse hakata mingil muul eesmärgil üldse ära kasutama seda. Et ka meile on selliseid juhtumeid lauale näiteks jõudnud, kus siis üks vahendusportaal oli potentsiaalsete üürnike andmed kokku kogunud ja siis hiljem hakkas neid andmeid siis justkui muul eesmärgil kasutama, et juba... Mis see muu eesmärk oli, kas sa mäletad? Ma kohe vaatan, nad selles mõttes siis juba läks lepingu sõlmimiseks. Aga nemad ütlesid, et nad teevad justkui seda jätkuvalt nõusoleku alusel, ehk siis nad nagu ennetavalt liiga palju kogusid erinevate inimeste andmeid kokku, et sa peaksid ikkagi juba konkreetselt teadma ju, kellega sa lepingut sõlmima lähed. Et seal oli see andmete kogumise teema. Kas jälle, ma ei tea, kas sinul on praktikas mingid sarnaseid näiteid, et ilmselt kõige levinum on see otseturustus, et kui saadakse mingid andmed kätte, siis soovitakse, aga otseturustust saab ka ainult nõusolekul teha. Ja mul on üks hoopis teisugune näide, mis on teaduskasutus, et seal läheb asi eriti keeruliseks, kui sa loed neid Euroopa Andmekaitse Nõukogu seisukohti. Nad ikka ei taha sulle seal on neile küsimusi esitatud, nad ei taha sulle seda konkreetset vastust anda, aga nad vihjavad erinevates dokumentides sellele, et üldjuhul on, eks ole, eesmärgi piirang. Andmetöötluse näiteks võtad nõusoleku mingiks eesmärgiks, muud ei tohigi teha nende andmetega. Ja siis on räägitud sellest, et on üks erand, mis ongi teaduskasutus, mis võiks potentsiaalselt GDPR-i teksti järgi olla väljaspool seda eesmärgi piirangut, et võiks olla võimalus andmeid ikkagi kasutada ka teiseselt teaduse eesmärkidel ilma uue nõusolekuta, vaid hoopis muudel alustel, et see on ainus asi, kus mul tuleb pähe, kus see on vihjatud selgelt vähemalt võimalusele, et kuidas see täpselt välja näeb, on teine küsimus, aga väljaspool sellist ühte üllamat ühiskondliku kasuga eesmärki on raske seda ette kujutada, sest reegel oleks see, et sa pead uue nõusoleku võtma, sest muidu mis olukorda jääb andmesubjekt. Sa annad nõusoleku teatud eesmärgil andmete töötlemiseks, teades, et sa saad selle tagasi võtta, siis on su andmed kustutatud, aga nüüd nemad järsku hakkavad midagi muud tegema, võib-olla tahakski, et ma nüüd õigustatud huvi alusel jätkan seda, siis ma stopp, sa ei oleks ma andmeid saanudki, kui ma ei oleks alguses nõusolekut konkreetseks eesmärgiks andnud ja nüüd sa tahad nihverdada need järgmiseks kasutuseesmärgiks, kus ütleme nii, et äärmisel juhul võib-olla mingi stsenaarium mõtleb välja, kus see võiks olla võimalik, aga siis esiteks sa pead kõiki teavitama sellest,
et selline asi toimub ja teiseks reeglina peaks sul olema inimesel ka võimalik välja astuda sellest ehk opt-out. Ehk tegelikult see ei tohiks olla lõppastmes kergem andmetöötlejale kui uue nõusoleku küsimine. Et teavitus ja opt-out muidugi inimeste puhul psühholoogiliselt tõenäoliselt on nagu see ekstra liigutust sa jätad vahel tegemata, et see opt-out'i sa teed vähema tõenäosusega kui uue nõusoleku andmine ja reeglina see ei tohiks võimalik olla, aga eks kindlasti mingi erandjuhtumid saab välja mõelda. Pigem ma arvan praktikas, mida mina olen näinud, probleem on see, et ei mõelda alguses läbi, kohe eos ei suudeta nagu seda kõike, sest tihti, kes seda tööd teeb, üks jurist või üks advokaat või üks andmekaitse spetsialist, kes peaks kogu selle universumi läbi mõtlema ja siis võib-olla ongi alustad nagu vale jalaga ja siis on see, et mis ma nüüd edasi teen, eks ole, et mingil hetkel võib-olla on vaja mingit pööret teha, aga vahel on ka need probleemid natuke totakad, et ma mäletan, samamoodi üürisuhetes oli, ühel kliendil oli see probleem, et kui sa tahad teada, kes su korteris elavad ja ütleme, et sul on näiteks, sul ongi ühetoaline korter, kus on nagu üks suur voodi ja sa tahad teada, kes seal elavad ja kui sa tead, et need on vastassoost isikud, siis sul eelduslikult sa saad ka info nende seksuaalsuse kohta, mis on juba eriliiki andmed, eks ole. Ja siis sul tekib küsimus, kas ma pean nüüd eriliiki andmete jaoks, ma ei saa tugineda lepingu ettevalmistamisele, õigustatud huvile, lepingule, siis mul on vaja nagu nõusolekut. Kas ma küsin nüüd eraldi nõusoleku, et palun andke nõusolek, et ma võiks töödelda seda teavet, aga mis mõttes ta võtab nõusoleku tagasi ja siis ma ei tohi enam teada, et need on mees ja naine, kes seal tillukeses korteris nagu pesitsevad. Ikka ma tahan seda teada, et siis vahel on nagu mõtled ennast nagu katki, et mis see õige lahendus on, ma siiamaani ei tea, mõtlesin lihtsalt nagu ignoreerime praegu lihtsalt lihtsuse mõttes seda, et see on seksuaalsuse kohta käivad andmed. Lihtsalt praegu ignoreerime seda. Ja tõesti oligi praktiline soovitus lihtsalt see, et kuni probleemi ei tõusetu, siis nagu ignoreerime seda, sest mul ei olnud ühtegi head praktilist lahendust, nagu mida ma teen. Üürileandja muidugi tahab teada, kes elavad ta korteris ja ta ei taha teada nende seksuaalsust, aga see teave kaasneb sellega, et sa lihtsalt tead nagu seda korteri suurus, milline on see mööbel sees, kes need isikud, eks ole on. Võib-olla on parimad sõbrad, kes seda teab, aga printsiibis praktikas vahel need probleemid lähevad natuke totakaks. Jah, võib-olla peab olema piisavalt kriitiline, aga samas ka mitte üle mõtlema teatud koha pealt, et kindlasti nõusolekuga see oht võib mingil hetkel tekkida. Mulle tundub, et tegelikult päris palju selliseid nüansse tuli siit välja ja päris palju selliseid praktilisi olukordi ja juhtumeid, et ma loodan, et kuulajatele ka see teema natukene sai selgemaks, aga kui kindlasti veel keegi juurde tahab uurida, et siis võib minna vaatama ka Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel, et seal on päris palju materjali. Ma ei tea, kas sul, Kärt, on veel midagi öelda või tundub, et saime teema üsna hästi lahatud? Põhiline on see, võib-olla mida inimesed praktilise poole peaks kaasa võtma, need, kes on andmesubjektid, on see, et kui sa oled nõusoleku andnud, siis peab olema võimalik seda sama lihtsasti tagasi võtta ja kui näed, et see ei ole sama lihtne või ikka keegi pommitab sind mingi asjaga, siis tulebki AKIS-e pöörduda julgelt kaebusega, sest ega üksik väike inimene, mis sa teed oma ühe nõudega mingi ettevõtte vastu, et siis on ikkagi ainult AKIS saab appi tulla ja andmetöötlejatele teiselt poolt jällegi, et see nõusolek peaks olema erandlik alus andmete töötlemisel. Tegelikult sul on kas mingi leping või sul on õigustatud huvi, aga see, et nõusoleku alusel töödelda, see peab siis 100% kindlusega vastama kõigile nõuetele vabatahtlikult antud, piisavalt selgelt määratletud eesmärgid kirjas, mis andmed, milleks, kui kaua säilitad, eks ole. Kõik see peab olema väga hästi läbimõeldud ja süsteem paigas, et kui inimene võtab tagasi, siis ongi kõik andmed läinud. Siis sa ei saa enam pärast mõelda, et ma oleks võinud võib-olla õigustatud tegelikult on vaja neid, on ju. Just, et kui sul on neid vaja, siis ära pane neid sõltuvaks nõusolekust, siis on midagi muud vaja välja mõelda. Väga hea, aga aitäh kuulajatele ja järgmise korrani!